tere tulemast Osmussaarele. Osmussaar on suuruselt Eesti 14. saar. Tema pindala on 4,7 ruutkilomeetrit. Vähe liigestatud rannajoone pikkus on 14 kilomeetrit. Saarel on ka üks 5 kilomeetri pikkune keekene. Praegu saarel inimesi ei ela, kuid kunagi oli siin 12 peret Rootsi külas. Osmussaare suurim väärtus on selle geoloogiline ajalugu. Siin kõrgub pankrannik, näidates 450 miljoni aasta eest ladestunud kihte ja lasuvad rannaäärsed klibuvallid, pakkudes tuge vähestele, ent seda visamatele taimedele. Kunagi oli plaanis hakata klibuvalle vedama mandrile teedeehituseks ning see kiirendaski Osmussaare kaitse alla võtmist. Osmussaar, Põõsaspea neem ja Neugrundi madal on justkui Eesti Bermuda kolmnurk, kus sadade miljonite aastate eest toimunud sündmused mõjutavad loodust tänaseni. 530 miljoni aasta eest põrkas siinkandis maaga kokku hiiglaslik 400-meetrine meteoriit. Võimsa plahvatuse tulemusena tekkis 7-kilomeetrise läbimõõduga kraater, mille kõrgemad servad püüavad eksinud laevu tänaseni. Ning sellest paiskus välja kivirahne, mis aegade jooksul jää poolt laiali kanti. Selliseid justkui mitmest eri kivimist kokku sulatatud gneiss-brecciasid näeb Osmussaare rannas. Suurim neist konutab Edelaranna lähedal ja sai rootslastelt nimeks Skarvar, lainemurdja. Osmussaare tuletorn. Algul toimis meremärgina selgilmaga Osmussaare kabel, kuid tuletorniga oli alatasa häda ja õnnetust. Kivipaak ehitati kõrgemaks 1804. aastal, ent see varises koos rannapangaga merre. Asemel ehitati puittorm. Siis koguti raha ja 1850. aastal ehitati kivist tuletorn. Selle aga lassid õhku Nõukogude sõjamehed. Pärast sõda ehitati jälle puittorn, kuid 1954. aastal ehitati praegune raudbetoontorn endise torni kuju järgi. Jah, Osmussaare pank on üks osa suurest ja võimsast Balti klindist, mis saab alguse Rootsi rannikult Öölandi saare juurest ning lõpeb otsaga Venemaal, Leningradi oblastis. Osmussaarel ilmub ta esmakordselt maapinnale Eesti territoriaalvetes. Kõige võimsamini avaldub Balti klint aga Eestis Kontika paekalda näol. Osmussaarel on panga kõrgus kuni 6 meetrit.
Kui Osmussaare rootslased elasid, olid nad kuulsad lootsid, tundsid mere madalaid ja aitasid laevu neist ümber. Madalate teadmine aitas saarlasi ka teisel moel. Uduga madalale jäänud laevade päästmine tõotas head saaki. Koeri, kukki ega kanu saarel ei peetud. Koera aukumine ja kukelaul oleks merele kostnud ja laevnike saarel eest hoiatanud. Mis merelt või laevadelt saadi, see jaotati omavahel võrdselt ära. Saarel elas tollal 12 peret. Kui tuli üks seinakell, siis oodati senikaua, kuni tuli veel 11 ja jagati need peredesse laiali. Osmussaar näitab ka Eesti lähiajalugu. Kunagisest rootslaste külast kõneleb vaid Jessu kabeli müüriots, mis imekombel keset saart püsti on jäänud. Muud ehitised on jäänud Nõukogude ja Saksa okupatsiooni jalgu, hävitatud sõjas või laiali kantud. Kabeli kõrval lesib vana surnuaed, 3 roostes risti meenutamas aegu, mil siinsed rootslased paepinda meetrisügavusi haudu sisse raiusid. Osmussaarlaste järeltulijad on nüüd pannud siia ka mälestuskive, millel saarel elanud perede põlvkonnad kirjas. Osmussaarest 10 kilomeetrit põhjas algab Läänemere sügavik, mida armastavad kalad. Praegu ei ela saarel ühtki inimest, välja arvatud üks pere, kes hooldab lambaid. Piirivalvurid ja majakooldajad ja looduskaitsemehed vahel siiski käivad saarel.